Nüüd siis veel viimased allkirjad. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ja Rootsi kuningriigi vanglateenistuse peadirektor Richard Hjelmsten allkirjastavad ühise memorandumi, mis on viimane formaalsus teel, et Rootsi kinnipeetavad jõuaks Tartu vanglasse. Üle aasta ettevalmistatud protsessis algab nüüd reaalne, kõige olulisem osa. No vangla teema ei ole kindlasti mingi rõõmuallikas, et vastupidi, vangla on selline asi, millega keegi tegeleda ei taha ja mina ka mitte, aga teema, millega tuleb tegeleda. Ja nagu öeldud, praegu me oleme kõikidest variantidest, mis meil tühjalt seisva Tartu vanglaga on, valinud kõige vähem halvema ja see on see, et me ikkagi toome 400 uut töökohta, me toome rahvusvahelist kompetentsi, me õpetame välja inimesed Rootsi maksumaksja raha eest ja me tagame samal ajal turvalisuse, mis on oluliselt rangem ja oluliselt kõvem turvalisus kui see, mida Eesti enda kinnipeetavatega on. Me saame valida neid kinnipeetavaid. Kohe on Eestisse jõudmas esimesed kinnipeetavate iseloomustused, mille alusel siis hakkavad vastavad ametid siin välja sõeluma võimalikke kinnipeetavaid, keda siia just paigutatakse. No näiteks me ei võta Eestisse neid, kes on karistatud mingisuguse terrorismiteo eest, kes kuulub organiseeritud kuritegevuse liidrite hulka, me ei võta naisi, alaealisi, Rootsi ei saada siia ka seksuaalkurjategijaid, et nad rakendavad oma programme siis Rootsi territooriumil. Nii et see välistuste list on tegelikult päris suur, me ei võta ka siia näiteks inimesi, kellel on väga rasked tervise või siis psüühilise tervise probleemid, nii et kõik see vajab mõningast kontrollimist. Rahvuse põhjal erisusi tegema ei hakata, kinnipeetavad tuuakse siia Rootsist ja vabanevad nad samuti Rootsi. Kehtivad kõik kokkusaamise reeglid nagu meie vanglasüsteemis kasutusel. Linnalubasid kinnipeetavatele ei anta. Töökeeleks selles osas saab olema inglise keel. Üks oluline asi, mis see leping endaga kaasa toob, on see. Alates 2017. aastast ei tohi Eesti vanglasüsteemis enam suitsetada ja see on kehtinud siiamaani. Rootsi kinnipeetavatega seoses aga nüüd on lubatud nikotiinipadjad, seda kõigepealt rootslastele ja aasta lõpus ka kogu Eesti vanglasüsteemis. Jah, me võimaldame siis osta nikotiinipatju, mis toona kui ka Eestis suitsetamiskeeld kehtestati ei olnud väga laialt levinud, nii et alternatiivina me toona seda väga ei kaalunud. Nii et see on üks selline võib-olla selline nagu areng, mis võib-olla esmapilgul meile endale ka liiga palju ei meeldi. Kuigi kõik lepingud on allkirjastatud, siis poliitiline vastuseis sellele endiselt püsib. Hirmud on maandatud ja tegelikult minu seisukoht on natukene ka muutunud sellega, et tänaseks pigem ma näen, et me võib-olla siis ka võidame midagi sellest, ma mõtlen nagu töökohtade poole pealt ja just nagu enda poole pealt ka vaadates enda äri peale, aga eks on arusaadav, inimestel on ikka hirmud kõigepealt. No miks mitte, Eesti majandus on nagu nii nagu on ja püüavad välja runida naabritega, isegi sellisel viisil. No mina arvan seda, et Tartu on siiski ülikoolilinn, Tartu on kultuuri pealinn ja ka heade mõtete linn ja mina arvan, et see ei ole hea mõte. Need ei peaks neid siia tulema? Ma arvan, et neid kohe kindlasti ei peaks siia tooma, et mõni aasta tagasi, 2 aastat tagasi tegelikult õiguskantsleri kantselei andis välja analüüsi, läbi mille siis toodi välja väga palju probleeme ja mina vähemalt läbi avalikkuse ei ole kuulnud mitte ühtegi lahendust nendele probleemidele. Ma selles mõttes olen nõus kõikide praeguste kriitikutega, et tegelikult lepingus on punkt, et kui tekib oht ühiskonnale, siis saab selle lepingu üsna kiiresti lõpetada. Ja leping on tehtud väga vastutustundlikult, et kui tõesti mingisugune oht sealt realiseerub, me saame selle lepingu kohe lõpetada, nii ongi mõeldud. Millal esimesed kinnipeetavad meile jõuavad, on konfidentsiaalne info, kuid arvatavasti augustikuu jooksul. Kokku saabub sellel aastal Tartusse umbes 200 kinnipeetavat. Kokku on siia võimalik paigutada 600 Rootsi kriminaali.